Vist on Illar Kohv Piinevalt ja täna on reede 5. aprill aastal 2019 ning ma teeksin ülevaate aprillikuu ajakirjadest Saatussaladused, müstilised lood ja lemmik ning ka täna ilmunud 5. aprilli 4 teatajast. Ja teen kõikidest nendest ülevaate, kuna on minu artiklid ja intervjuud seal sees, et nii. Kõigepealt on mul ees siin aprillikuu müstilised lood ja müstilistes lugudes on minul intervjuu elukaitsega. Et meil on mitmete õnnetustega seotud palju vastamata küsimusi, kas need lood ka kunagi lõplikult lahenevad või kas nende saladused päevavalgele tulevad, seda me ei tea. Nii, siis elukaitse vastab siis näiteks siin Võrus kadunuks jäänud Markus Hansbergi kohta, et Tõru noormees ukkus läbi tuttavate Näen vee või Soise oja ääres. Keegi teab, kus ta jäi või asub, enesetapu välistan. Nii. Ja siis on näiteks selline asi, küsin ka siis selle Estonia parvlaeva ukkumise kohta, et kas kapten Piht pääses laevalt, nagu korraga video katkes vilksamisi näha oli. Et kui ta pääses, et mis temast edasi sai, ja siis elukaitse vastab, et Piht on elus, kas kinnises haiglas või selle territooriumil. Kas selle kohta omab keegi infot? Estonia ukkumine oli ette planeeritud, kavandatud, mitte juhuslik, ütleb elukaitse. Ja siis näiteks, et Türi pastori Arad Meri ja tema koduabilise Valve Kleini avajuurde, kas võiks vastused saada, kes koletult tappis, ja siis ta vastab, et Türi pastor põhjustas eluajal paljudele inimestele vastuolusid, kõige tõenäolisem tapja oli professionaalne mõrvar süsteemist, aga vormikandja, mitte kriminaal. Nii et sõnaga, et sellised ja mõni küsimus veel, et kindlasti soovitan osta müstilised lood. Maksab kõigest 3,90 €, nii et ostke müstilised lood aprillikuu. Nii. Siis on olemas ilmunud aprillikuu ajakiri Lemmik ja seal on minul intervjuu Hanna Hallsaarega, keda me teame kõige rohkem vist Õnne 13. telesarjast, milles ta mängib Iirist. Nii et siis sõnaga, et Hanna Hallsaar ja tema kassist on juttu. Et ajakiri Lemmik, me näegin praegust. Nii, sellise pildiga on aprillikuu ajakiri Lemmik. Nii et soovitan kõigil osta, ka 3,90 maksab, nii et lugemist kui palju ilusad värised pildid. Nii, ja nüüd lähen siis edasi ajakirja Saatussaladused aprillinumbri juurde ja siin on minul intervjuu Vatsla vanapagana Einoga. Eino Vatslaist. Tuul sepib siin on siis niisugune pikem intervjuu sõnaga. Ja siis saate kõik lugeda väga põnev intervjuu igastahes. Et paljusid küsimusi esitasin ja paljusid vastused sain, nii et see on siis Saatussaladused aprill. Nii. Ja siis täna ilmus ka ajaleht 4 teataja, milles on minul usutuseks siis intervjuu Artur Talvikuga, kes tegutseb lehmapidajana. Et Riigikogust lahkuv Artur Talvik pühendub nüüd rohkem maaelule, Karjamaalt tugev õrn sõnniku lõhn teeb maal oleku päris maaeluks, kinnitab ta. Nii et siit saate seda lugeda. Siis on olemas ka selline lugu, et karskete eluviisidega sportlasel põles maja maha, nii et Taris põles jah kahjuks Eino Sipitalo maja maha. Nii et niisugune kurb lugu. Nii et sellised teemad siis
need ajakirjades Lemmik, müstilised lood ja saatussaladused minu intervjuudest ühesõnaga ja siis ka ajalehes Nelli Teataja siin mõned sellised teemad minult ühesõnaga. Nii et soovitan kõigil osta ja lugeda, nii et mina Illar Kohv Piinavalt.